Tere taas teadusimulne raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame, kuidas said hakkama meie poolfinalistid investeerimisega. Te hakkate tegelema investeerimisega ning teie eesmärk on kasvatada oma varasid võimalikult palju. Me mängime läbi 15 vooru, kus iga voor tähistab ühte aastat. Mängulaual on 8 varaklassi, millesse investeeringuid teha. Ja võistlejatele on antud ka tabel, mis kirjeldavad, kuidas võivad muutuda nende varaklasside väärtused. Kelle vara on 15 aasta pärast kasvanud kõige suuremaks, on esimene finalist. Enne ülesande algust ja ülesande ajal said võistlejad tutvuda erinevate majandussektorite riski- ja tootlikkusprofiilidega. Meie mängus väljendus see selles, et võistlejad said kätte suure tabelarvutustabeli. Selles tabelis on eraldi välja toodud erinevad majandussektorid ning nende sektorite tinglik osakute hind. Näiteks finantssektori ühe osaku hind on 10 ühikut. Iga sektori osaku hind võib aga muutuda ning ta võib muutuda suhteliselt juhuslikult. Turu juhuslikkuse määrab täring ning täringut saab veeretada 1-6. Igale numbrile vastab muutus konkreetse sektori osaku hinnas. Näiteks kui veeretada 1, siis finantssektori osaku hind langeb 5 ühiku võrra. Kui aga veeretada 6, siis ta tõuseb 5 ühiku võrra. Ja nii hakkavadki meie turul osakute hinnad kõikuma. Erinevatel aastatel on riski- ja tootlikkuse profiil erinev. Seega kui esimesel aastal oli 6 veeretamine finantssektorile hea, siis järgmisel aastal on 6 veeretamine finantssektorile kordades halvem. Seesugune tabel on lisaks finantssektorile koostatud ka kõigile teistele sektoritele, mis meie mängulaual leiduvad on. Kinnisvara, energia, tehnoloogia, maavarad, tervishoid, tarbekaubad ja tööstus. Täringu veeretamise tulemusena hakkavad kõikide sektorite osakute hinnad muutuma. Sellises muutuvas maailmas peavadki võistlejad tegema nüüd kõige paremaid investeerimisotsuseid, et nende portfelli väärtus võimalikult suureks kasvaks. Mängu alguses saab iga võistleja 10 ühikut raha. Seda raha võivad nad siis paigutada ükskõik millisesse sektorisse nad soovivad. Lisaks esialgsele 10 ühikule saab iga mängija igal ringil ka palka 1 ühiku. See kindlustab pideva raha juurdevoo mängu. Iga mängutsükli jooksul on võistlejatel võimalik enda omanduses olevaid osakuid müüa ja juurde osta. Pärast tehingute tegemist veeretatakse aga täringut, mis viib ellu turul toimunud muutused ning seeläbi ka suurendavad või vähendavad võistlejate portfoolio väärtust. Ja nüüd saamegi mänguga pihta hakata. Saates osutus mängu võitjaks Karl ning nagu juures olevalt jooniselt näeme, siis õnnestus tal enda portfelli väärtust rohkem kui 6-kordistada. Veel 4 aastat enne mängu lõppu oli seis väga tasavägine, kuid siis hakkasid Jaan-Kristjan ning Kaspar võtma suuri riske, mis aga ei tasunud ennast ära ning sellega kindlustas ka Karl endale võidu tulemuse. Samuti näeme, et alates 4. aastast on Karl olnud mängu liider ning ei ole juhtpositsiooni kordagi käest andnud. Teine oluline moment, mis siit silma paistab, on see, et vaid 6. aastal vähenes Karli portfelli väärtus 1 ühiku võrra. Kõikidel teistel aastatel suutis ta hoida seda kas sama suurena või suurendada. Päris rahaga investeerides ei tohi kunagi hakata teistega võistlema, sest sellisel juhul võib tabada sind sama saatus, mis tabas Kasparit ja Jaan-Kristjanit. Asjatuid riske võttes kaotasid nad väga suure koguse enda rahalisest väärtusest. Kuid missugused sektorid meie mängus olid kõige paremad? Olgu siinkohal veel öeldud, et mängu disainides lähtusime sellest, et majandussektorid peegeldaksid võimalikult hästi ka päris elus majandussektorite riski- ja tootlikkuse profiile. See tähendab seda, et kui tehnoloogiasektor on päris elus väga kõrge riskiga, siis oli ta ka siin mängus väga kõrge riskiga. Kui tarbekaubad on suhteliselt väikse riskiga, siis nii oli ka siin mängus. Need andmed ei ole kindlasti 1-1 vastavuses, kuid suuremad riski- ja tootlikkuse mustrid joonistuvad välja
nii päriselus kui ka siin mängus. Päriselus me järgmise aasta tootlikkuse ja riskiprofiili ette ei tea, küll aga saame seda hinnata ajalooliste andmete põhjal ning nende andmetega võime teha erinevaid matemaatilisi otsuseid. Ka siin mängus olid võistlejatel vabad käed, missuguseid matemaatilisi lähenemisi nad nende andmete peal rakendavad. Üks viis nende andmetega toimetamiseks on simuleerida neid samu mänge. Simulatsioone nende andmete peal jooksutas Karolin, kes kahjuks sellesse saatesse ei jõudnud, kuid kes jagas lahkelt enda simulatsiooni tarkvara ning lubas ka minul mõned simulatsioonid läbi jooksutada. Vaatame nüüd neid simulatsiooni tulemusi. Selles simulatsioonis on läbi mängitud 100 juhuslikku mängu ning nende mängude kestus on igal pool olnud 15 aastat. Nagu graafikutelt näha, siis kõige kallimad osaku hinnad lähenevad 50 ja 60 ühikule. Need on aga tõesti maksimaalsed väärtused, mitte sektori keskmine tootlikkus. Kuna aga 15 ajatsüklit on suhteliselt lühike aeg, et selle põhjal konkreetseid järeldusi trendide kohta teha, siis jooksutasin neid simulatsioone ka pisut kauem. Selle graafiku peal on näha 100 mängu, mis kõik jooksid 100 aastat või 100 ühikut. Meie nimetasime lihtsalt ühe tsükli aastaks, kuid samamoodi võime lähtuda ühest tsüklist kui päevast või kuust. Ehk siis 100 ajaühiku möödudes näeme, et nii tarbekaubad kui ka tervishoid on hakanud lendama. See tähendab seda, et ka kõige halvem mäng on pidevas tõusutrendis. Vaatame nüüd aga, missugused tulemused saame, kui jooksutame seda sama simulatsiooni 1000 ajaühikut järjest. Lisaks tervishoiule ja tarbekaupadele on lendu tõusnud nüüd ka energia ja kinnisvara sektor. Samas näeme, et näiteks tehnoloogia on kinnisvaraga jõudnud sama kõrgetesse ülemistesse sfääridesse, kuid sellegi poolest on tehnoloogia risk nii palju suurem, et väga suure tõenäosusega võid sa siiski jääda suhteliselt madalale tasemele. Et minna veelgi kaugemale, siis jooksutasin ühe simulatsiooni läbi ka 5000 ajaühikuga. 5000 ajaühiku peal näeme, et ka tehnoloogia hakkab hästi vaikselt lendu tõusma. Ning ülejäänud 4 sektorit, millega juba tutvust tegime, on kindlal tõusutrendil. See tähendab, et ka lühemas perspektiivis tasub ikkagi vaadata nende sektorite poole, kuna pikaajaline tootlikkus on garanteeritud. Nende simulatsioonide puhul tuleb muidugi arvesse võtta, et ükski väärtus ei saanud minna alla nulli, mis tähendab, et sektori keskmine tootlikkus nende graafikute pealt väga õiglaselt välja ei joonistu. Sest iga kord, kui sektori hind jõuab nulli, saab ta sealt jälle uuesti üles põrgata ning ei lange kunagi alla poole nullist. Seepärast jooksutasin ka mõned simulatsioonid läbi nii, et kaotasin selle nullnivoo ära ning lasin sektori hindadel minna miinusesse. Juba 100-aastase simulatsiooniga on selgelt näha, missugused sektorid on pigem teel ülespoole ning missugused mitte. Näiteks kinnisvara ja energiasektori puhul on ka juba sellel graafikul näha, et nad tahavad liikuda pigem ülespoole kui allapoole. Samas kui tööstus, maavarad ja tehnoloogia laieneb ühtlaselt nii positiivse kui ka negatiivse poole peale. 1000 aasta möödudes näeme, et kõik sektorid peale maavarade tahavad ikkagi keskmiselt liikuda positiivses suunas. Ning 5000 aasta möödudes hakkab ka tehnoloogia vaikselt lendu tõusma. Simulatsioonide puhul tuleb arvesse võtta, et tegemist ei ole kunagi absoluutse tõega ning need tulemused sõltuvad väga palju simulatsiooni jaoks kehtestatud piirangutest. Nii et neid samu graafikuid siin ei tasu kohe kindlasti võtta tõena, mille põhjal päris aktsiaturul investeeringuid tegema hakata. Küll aga võib võtta siit teadmised endaga kaasa ning otsida lisainfot erinevatest raamatutest ja internetiallikatest, mis aitavad ka sinul tulevikus paremaid investeerimisotsuseid teha.